turundusmärgid. Tere, hea kuulaja, sa oled kuulamas 9. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on täna Martin Oja. Tervist. Ja Kristjan Pentus. Tervist ka minu poolt. Saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Ja täna räägime me neuroturundusest ja mu esimene küsimus tegelikult kusjuures ongi, et kuidas jõudsid sina neuroturundusini, mis sind selles valdkonnas nagu kõnetas? Mul on tegelikult päris huvitav siuke keerdkäik, et mulle turundus meeldis, aga mu algne plaan oli minna üldsegi ettevõtlusesse ja võib-olla organisatsiooni kultuuri uurida. Tegin ka seda, selles mõttes ma kirjutasin oma esimese bakatöö organisatsiooni kultuurist Selveri näitel ja siis elu keerdkäikude tõttu jäi see töö kaitsmata ja aasta hiljem otsustasin, et mulle meeldib turundus. Ja siis see Andres Kuusiku jutule ja siis ta pakkus mulle siukse hullumeelse idee, et on olemas siuke asi nagu neuroturundus. Et saab mõõta, kuidas inimesed päriselt tunnevad ja mida kõike veel. Keegi ei olnud siin majas kunagi seda teinud, seda majagi ei olnud, eks. Ja täpsustuseks, et me oleme Delta majas Tartu Ülikooli ühes suurimas õppehoones. Just, et too hetk me olime ökonoomikumis, mis oli märksa pisem, sama koha peal. Ja siis tegelikult vahendeid ka ei olnud. Ehk siis ma hakkasin uurima, kuidas üldse saaks neuroturundust teha, mis asi, mis loomus üldse on. Ja leidsin siukse ägeda Eesti ettevõtte nagu Realize, kes siiamaani tegutseb, teeb väga suuri asju. Ja nende abiga siis tegin siukse toreda pakendi uuringu, uurisin aura mahlade emotsioone Realize'i abiga. See tuli väga hästi välja, täitsa okei töö tuli, saaks alati paremini ja siis tekkis mõte, ma tulin magistrisse siia edasi õppima, tekkis mõte, et aga Realize'iga oli tore teha, aga teeks midagi nüüd nagu majasiseselt ka, et algselt me ei mõelnud sellest kui laborist, me mõtlesime, et ostame lihtsalt mõned seadmed. Ja siis üks asi viis teiseni ja üks hetk tuli välja, et meil oli siin pilgu jälgimine ja meil oli siin emotsioonide mõõtmine ja järsku mina ja Andres olime kõige suuremad eksperdid selles vallas. Ja siis sealt see sai alguse, et ei jooksnud 5-aastasena ringi ja ei mõelnud, et tahaks emotsioone mõõta, et selles mõttes seda toredat story't ei ole siin juures, aga ja siia ma olen jäänud. Kas see, mis te teete, on Eestis kuidagi täiesti ainulaadne, unikaalne või tehakse samasugust asja veel kuskil? Tol hetkel, kui me alustasime, oli Eestis üks tegija veel, aga sisuliselt salvestati Eestis ja analüüsi tegi hoopiski Ohme nimeline Poola teadlane Poolas. Ja hiljem on erinevatel hetkedel erinevad ettevõtted proovinud midagi teha, mõned teevad täna ka, peamiselt on tegu siis meediaagentuuridega, aga enamasti käib siis jutt sellest, et näiteks mõõdetakse just pilku, eks inimeste tähelepanu. On mõned meediaagentuurid, kes seda on teinud ja siis on ülikoolid, kes on proovinud. Sealhulgas siis Tartu Ülikool. Just Tartu Ülikool, TalTechis tehakse natuke pilgu jälgimist, aga selles mõttes me oleme unikaalsed, et seda, et panna kokku inimese emotsioonide mõõtmine, pilgu jälgimine, seda tegelikult niimoodi ei tehta ja selles mõttes ma saan ka selle suure sloganiga öelda, et tegelikult me oleme täna Põhjamaade tipptasemel, et siit väga palju edasi, et tehnika mõttes ja meetodite mõttes suurt arenguruumi ei ole, et pigem on nüüd see, et mõelda, et uusi lähenemisi, kuidas seda veel paremini või efektiivsemalt teha. Meil tegelikult ongi siin küsimus ka või mõte läbi käinud, et milliseid meetodeid või siis milliseid seadmeid üldse kasutatakse ja mida siin või sina nagu ei ole kasutanud. Siis ma saan aru, et on need FRMI ja kõik sellised ajukuvamismeetodid olemas või masinad ka, mida haiglates kasutatakse
päris meditsiinilise diagnoosi andmiseks, aga ma saan aru, et Tartu Ülikoolil või sellist võimekust või sellist testimist ei ole. Kas ma sul on õigesti aru saanud? Jah, sa oled õigesti aru saanud. Tegelikult alustame sellest, mis nagu neuroturundus on, et tegelikult on väga lihtne või keeruline asi, et sa võtad kõik sellise eksperimentaalpsühholoogia, keerulise nimega psühhofüsioloogilised mõõtmismeetodid ja nüüd paned nad turundusega kokku, et mõõdad tavaliselt mingeid turundusstiimuleid või mingit turundusmaterjali. Ja miks selle nimi on neuroturundus, ingliskeelsest terminist siis neuromarketing, on see, et oma alges ta on alati mõeldud olema siis justkui nagu just selle neurofüsioloogiliste signaalide mõõtmiseks, eks me räägime ajust, aju võtmisest. Ja tänaseks on valdkond palju laiem ja nimi on jäänud. Kõik, kes neuroturunduses nagu opereerivad, ütlevad, et nõme nimi on, tegelikult peaks nime ära muutma, aga palju paremat nime nagu ei ole välja ka kujunenud, et sõidetakse ikka selle najal edasi. On mingid alternatiive siis pakutud, mida sa oled kuulnud vähemalt? Ei ole ühtegi näinud, mida julgeks siin välja öelda, et pigem ei ole. Aga meetodites siis, kui täna vaadata statistiliselt, siis ikkagi tehakse hästi palju uuringuid EEG-ga, et siis ajutegevuse uurimist, ja tehakse ka fMRI-ga, aga vähem. Ja pilgu jälgimine on siis, ütleme, 3. kohal inimese tähelepanu mõõtmine ja siis teised tulevad sinna järgi, et mõõdetakse ka siis inimese erutusseisundit, näiteks GSR-iga ja siis näoväljendustest inimese emotsioonide mõõtmine ja siis on veel vähem, ütleme, südametöö uurimine, kindlasti ma midagi unustasin praegult, aga neid meetodid on veel. Meie ei tee EEG-d, kuigi see on meil olemas, ja meie ei tee fMRI-d, enam-vähem kõike muud me oleme võimelised tegema. Me peamiselt teeme ainult pilgu jälgimist ja emotsioonide mõõtmist. Ja see põhjus on see, et ütleme siis, me teeme nii-öelda, mis minimaalselt vajalik on, et kirjeldada seda nähtust, mida me parasjagu uurime. Ja üldjuhul me võtame inimese, mida iganes me turunduses uurime, siis me saame võtta selle inimese käitumise enam-vähem 3 komponendiks. Üks on afektiivne komponent, ehk siis mingid emotsioonid ja afektiivsed reaktsioonid millegile. On kognitiivne, mis on seotud nägemise ja info siis töötlemisega, kus pilgu jälgimine on kõige parem meetod. Ja siis viimane on valik, kas tehakse või ei tehta. Ja seal on siis klassikalised turundusmeetodid, mida saab kasutada valikute uurimiseks. Võt mul on küsimus ühe asja kohta, mis mind ennast väga huvitab, et psühholoogias on afektiivsust ja kognitiivsust tihti nähtud eraldi, aga mõnikord ka koos ja nähtud, et need asjad on seotud omavahel tugevalt. Et kuidas teie tulemused on näidanud, et kas alati saab vahet teha afektiivsel ja kognitiivsel või vastupidi, et mõnikord läheb kuidagi, tekib mingi kattumine. Me ütleme nii, et meie eristame ta juba teoreetilisel tasandil natukene ära, et need on natuke erinevad tasandid ja reaktsioonid inimesel. Aga selles mõttes nad on eraldiseisvad, et inimene võib kognitiivsel tasandil millegi kohta öelda midagi, arvata midagi, aga kui me vaatame näiteks tema tähelepanu, siis me näeme, et ta teatud asju ei vaadanud. Näiteks inimene ütleb, et ta teab, et oli mingisugune selline reklaam, oli äkki selle brändi oma, reklaamis midagi sellist ja siis me vaatame, et tegelikult ta ei ole seda brändi üldse vaadanud, seda logo ei ole vaadanud, ei ole sõnumit vaadanud. Ja sinna kõrvale siis see, et inimene võib valida ühe asja, aga kognitiivsel tasandil hinnatult, aga näiteks afektiivsel tasandil emotsioonide kontekstis me näeme, et positiivsem oli midagi muud. Aga võt siit koorub välja selline huvitav tõsiasi, et siis on afektiivne järelikult turundaja jaoks tähtsam. Et kui selles kajastub see valik konkreetselt? Jah, minule on meeldinud sellest mõelda etappidena, et selleks, et üldse midagi osutuks valituks või midagi mõjutaks, sa pead seda märkama.
ehk siis see nii-öelda komponent on esimene, me peame saama pilgu jälgimisega kätte selle, et kas seda reklaami või pakendit või kas seda üldse märgatakse. Teine komponent on tõesti afektiivne, mis siis soodustab seda, et see asi jääb sulle meelde, seda valid, eeldusel, et ta tekitab positiivseid emotsioone, mitte negatiivseid, eks. Ja siis viimane komponent on siis tõesti see valik, aga tegelikult seal on hästi palju asju veel juures, et võib-olla sulle tõesti tekitas väga häid emotsioone see Marsi šokolaad ja tegelikult ka sa märkasid seda esimesena, aga samas üritad kaalus ka alla võtta ja siis sa ei võta seda, eks ole, et seal on hoopis teine kognitiivne enda komponent juures. Kas ma saan õigesti aru, et siis kokkuvõttes neuroturunduse või selle valdkonna või nii-öelda suureks probleemiks nii filosoofilises mõttes kui ka siis teaduslikus, sellises mõõdetavas mõttes on valik ise, mis see valik on ja kuidas valikuid inimesed teevad lõpp-produktina? Ja, absoluutselt. Sellepärast, et siin on nii palju kihte, mis mõjutavad seda, et ühelt poolt on, mis iganes siis need stiimulid või tooted või reklaamid ise, et mis kategooriat reklaamitakse, mis assotsiatsioonid inimesel on sellega seotud, aga teiselt poolt on ka see tasand, et mis inimese enda sisemise motivatsioonid on. Ja see kõik mõjutab selle nii-öelda valiku komplekti ja kui sa sellest aru ei saa, siis vahet ei ole, mis mõõtmisvahendid sa kasutad, sa tegelikult kobad pimeduses. Sest et ühel juhul mängivad afektiivsed komponendid palju suuremat rolli, teisel juhul kognitiivsed, et sa pead nii-öelda seda alusprotsessi ka mõistma. See on see, mille pärast neuroturunduses on ka see turunduse osa oluline, see tarbijakäitumise teooria ja psühholoogia aru saamaks, miks inimene niimoodi reageerib, miks tal tekivad sellised signaalid ja miks ühel juhul need viivad valikuni, teisel juhul need ei kirjelda valikut, et tihtipeale see tegelikult nii-öelda koer on maetud sellesse teooriasse. Kui nüüd jutt läks valiku psühholoogia juurde, mis on hästi põnev ala jällegi, siis üks võib-olla selle baas leida või teaduslikke selliseid praegu juba ABC on tegelikult see, et valikute hulk peaks olema võimalikult piiratud ja ideaal on seal teatud kaupade puhul näiteks 3-4 erinevat alternatiivi. Riiulis üks katse tehti näiteks moosidega kunagi, kus üle 4-5 alternatiivi juba ajas kliendi segadusse. Et kas teil on sellist asja ka replitseeritud kuidagi seda katset mingil kujul või saaks äkki teha, kas või seda, et me paneme erineval hulgal, paigutame tooteid riiulisse, siis jälgime, et kuivõrd see pilk muutub, ilmselt mingi stress, mingisugune valiku pinge peaks sellest pilgu liikumisest ju välja kajastuma. Tegelikult see on meil, kui me räägime toodetest, siis see on meil enamus katsetes mingil kujul sees, see, mida sa kirjeldasid, sest et me peaksime ikkagi päris hoolega otsima, et me leiaksime mingi toote või eriti toidust rääkides kategooria, kus meil on 3-4 alternatiivi ja rohkem ei ole, et reaalne olukord on täiesti teine, et ma ei tea, isegi kui me võtame mingid spetsiifilised, kalatooted, enamasti on 5-10 alternatiivi ikkagi. Ja need on tegelikult hästi põnevad olukorrad, sellepärast, et mis seal hakkab mängima on see, et kui sa mängid selle mängu ausalt ja sa üritad leida selle, mida sa päriselt ostaksid, või me päriselt lähmegi poodi ja lasemegi sul valida ja sul on pilgujälgimisprillid ees ja see on reaalne ostusituatsioon, siis tegelikult sa hakkad seda lihtsustama. Et sa ei suuda kõike seda infot sisse võtta, seega võib-olla sa välistad välismaa brändid, võib-olla sa välistad mingi brändi, mida sa ei tea, ja siis nende brändide hulgas sa hakkad jällegi infot selekteerima, et me kasutame selle kohta terminiteks ju otsuse heuristikud, inimene lihtsustab selle otsuse, ta kasutab mingit informatsiooni ja teise informatsiooni ta jätab kõrvale. Meil on terve selline eraldi uurimisvaldkond laboris, kus me vaatame tervislikke ostuotsuseid, et kuidas inimesed, kui nad on sunnitud valima tervislikult, ei saa Marsi šokolaadi võtta, kuidas nad selle otsuse teevad. Ja sealt väga hästi koorub välja, kuidas on teatud inimeste grupid, kes siis kasutavad ühtesid heuristikuid ja teised teisi, on need, keda huvitavad, et toidus oleks palju valku, on need, keda huvitab, et oleks kaloreid vähe, mõni vaatab, et suhkrut oleks vähe,
kodus on väike laps, vaatab, et soola ei tohiks olla väga palju, et. ja seal selle katse teeb raskeks muidugi, et inimestel on nii erinevad taustad ja igalühel on omad heuristikud nii-öelda. Absoluutselt. Mul on siit kohe küsimus, et kuidas sa mõistad, mis asi on info, sest semiootikute jaoks on nagu infol, nagu kõlab nagu siin 2 tähendus välja, et üks on see, et info kui tähendusüksus või info kui lihtsalt nagu arvutiteadustes, et infol ei ole tähendust ega mitte midagi muud kui tõde ja vale on umbes selles kontekstis, et kuidas me infot siin mõtestame, et kuidas neuroturundajad või üldse turunduses seda nagu nähaksegi natuke nagu miksitult või siis erinevas võtmes. Siin ei ole kuldset tõde, et kõige markantsem näide selle kohta on, et kui vaadata teaduskirjandust, kus teaduskirjandus näiteks pakendielemente turunduses jaotab, et on näiteks visuaalsed ja verbaalsed, on informatiivsed ja visuaalsed ja sealt hakkavad juba piirid hägustuma, et millist autorit sa kasutad, millist lähenemist sa kasutad. See ongi hästi raske teha, sest et näiteks mingi pakendi peal võib rääkida, et ongi värv on lihtsalt visuaalne element, et sul on lihtsalt mingisugune veepudel tehtud tumesinist värvi, mingisugune läbipaistv, mingisugune helesinist. Aga samas on see, et kui ma lähen mahlaleti juurde ja otsin apelsinimahla, siis millegipärast ma vaatan oranže värvi. Ja seal tegelikult see värv muudab tähendust. Seal on ta informatiivne element, ta ei ole enam lihtsalt esteetiline väärtus. See taandub jällegi selleni, et on puhas mõõtmine ja on see teoreetiline aspekt, mis tuleb selle mõõtmisega kokku panna turunduslikult. Et me teeme seda ja see on täiesti selline juhtumi haaval lähenemine, kus tulebki vaadata, et kui me uurime kalapakendit, siis mingid värvid võivad olla ühtemoodi mängida rolli ja teised taanduvad ainult visuaalseteks. Ja jällegi, kui me vaatame, samamoodi võib ka rääkida välireklaamidest, bännerreklaamidest, telereklaamidest, et teatud kategooriates värvid omavad mingit tähendust. Me peame sellega arvestama, me peame seda teadma. Või kui me ei tea, siis me küsime kliendilt. Mulle tundub, et siin see kattub päris hästi ka afektiivse, kognitiivse jaotusega tegelikult. Ja. Me räägime nagu teiste sõnadega samast asjast, et mis siis mõjub rants lihtsalt emotsioonile ja mis informeerib meid, et tegemist on apelsinimahla. Siit ongi, et mu järgmine mõte, et millised puutepunktid on nagu semiootika ja neuroteaduste vahel või turunduse vahel, nagu neuroturunduse vahel, et ma saan aru, et need puutepunktid on päris palju on olemas ja neid puutepunkte interdistsiplinaarses kontekstis on loomulikult ka neuroturundus nagu psühholoogia ja turundus, aga siis, kui me paneme näiteks turundussemiootika, siis me seome hoopis semiootika ja turunduse, aga nüüd, kui me vaatame seda nagu kõike koos nagu sellise suure turundusliku mosaiigina, ütleme nii, siis ongi see, et kus need puutepunktid näiteks kliendi jaoks on või üldse arusaamas. Siin natuke vahele segama ühe sellise sissejuhatava märkuse tegema, et semiootika on aja jooksul arenenud ja läbinud eri faase, päris sellisest tekstisemioootikast ja jõudnud biosemioootikani välja. Ja ühesõnaga ma tahan öelda, et ka praegu on semiootika sees, praegu eriti, eks ole, on suur pluralism, et ja kus me selle eraldusjoone võiks tõmmata, et mõned nendest erinevatest semiootikatest või semiootika vooludest, koolkondadest siis tegelevad näiteks ka emotsioonilise tähendusega, eks ole, ja mõned ei tegele, et me saame neid piire igale poole tõmmata, nii et kultuurisemioootika tegeleb rohkem inimeste tekstidega ja biosemioootika liigub ka teiste elusolendite juurde, vaatab siis nende maha jäetud tekste nii-öelda. Kuigi aga ma lihtsalt ütlen, et vahele veel juurde seda, et isegi biosemioootika kontekstis sa saad turunduselemente vaadelda või siis näiteks kultuurisemioootika nurgast on ka kaupa vaadata või siis kui me juba 3. sektori toome, siis on see sotsiosemioootika, millesse brändisemioootika kuulubki, kui niimoodi natukene otseses võttes võtta seda, siis sellepärast ma näengi, et semiootikal on nagu mitu
pluralistlikku külge, aga neuroturundus me kujutame millegipärast ette väga monoistlikuna või sellise tervikuna, nii need asjad käivad. Noh, selles mõttes biosemiotika kontekstis siis õnneks neuroturunduses on lihtne, et koeratoidu pakendi võid sa disainida, kuidas tahad, aga peremees ostab, et ta on ikkagi peremehele disainitud. Aga selles mõttes sellele sinu küsimusele on mitu vastust. Ja võib-olla kõige lihtsam vastus, kus ma näen, kui me võtame neuroturunduse kui uuringu valdkonna pluralismist rääkides, eks ole, siis ma alati tajun, et neuroturundusel on sellist 2 suurt tahku, et üks tahk on see, et inimesed tahaksid lugeda sellist käsitlust, mis annab neile mingisugused nii-öelda nupukesed, mida inimestel vajutada ja siis nad hakkavad midagi tegema. Ja see on, ütleme siis, uuringutes tõlgendatud teoreetilised käsitlused. Ja teine pool on siis puhtad uuringud, kus on mingid meetodid, tehakse mingi uuring, on mingid tulemused. Noh, see on see, millega peamiselt meie tegeleme neuroturunduse laboris. Ja selles kontekstis, nende uuringute kontekstis on minu arust semiootika see koht, kus kui me oleme uuringu teinud, meil on mingid tulemused selles mõttes, et me teame, et mingeid bännereid, veebireklaame märgati kiiremini, mingid jäid täitsa märkamatuks sellises mürakeskkonnas. Üks tekitas rohkem emotsioone, teine tekitas vähem emotsioone, üks jäi inimesele paremini meelde, teine vähem paremini. Ja nüüd alati tekib selline koht, kus on võimalik minna liiga subjektiivseks ja me üritame lähtuda varasematest uuringutest ja ka teadusuuringutest, et mis on tõlgendused nendel tulemustel on ja mis on ka soovitused kliendile. Kui me räägime teadusuuringutest, siis on hästi lihtne, aga kui me räägime rakendusuuringutest, siis klient tahab tegelikult ka teada, et no, millise osa ma siis suuremaks teen ja kelle ma siit ära kustutan selle reklaami pealt. Ja see kiht, kus on täpselt see, et sa pead vaatama selle reklaamile või ükskõik mis elemendile otsa ja aru saama, miks nii läks, miks meil sellised tulemused on. Siis üks kiht on see, et vaadata tarbijapsühholoogiat, vaadata turundust, aga tegelikult seal on hästi tugev semiootiline element ka juures. Ja see on kindlasti üks koht, kus nii-öelda on väga tugev puutepunkt, kus tegelikult semiootiline analüüs on hästi palju juurde. Vahet ei ole, kas siis on biosemiotika või mõni muu semiootika haru. Aga ma lihtsalt mõtlen, et teeks või tõmbaks selle nagu konkreetseks, et kui palju siis Eestis neuroturundus üldse rakendatakse või milliseid näiteid sa võiksid nagu jutustada meile? See on keeruline küsimus, et selles mõttes sellele arvu pannes ma teeksin kohe kellegile liiga, eks ole, et meie ise oleme täna teinud koostööd natuke üle 50 ettevõttega. Ei, me ei ole see aasta teinud 50-ga, et see on viimaste aastate jooksul. Ja siin on ka teatud sesoonsus sees, eks ole, et näiteks valimiste ajal võib olla rohkem huvi valimisreklaame testida. Kui toiduainetööstusel on raske ajad, siis nad võib-olla nii palju panusta oma reklaamide testimisse. Ja samas, kui kuskil on väga tugev konkurents ja on head ajad, siis panustatakse rohkem. Ja samamoodi on ka see, et tegelikult igasugused riigiasutused, kes tegelevad siis, ütleme, tegelikult kõige olulisema turundusega, eks nad näiteks turundavad meile häid mõtteid, kuidas inimkonda elus hoida, näiteks ärme purjus peaga uju ja sõida. Et tegelikult nende kampaaniatega on nüüd aastast aastasse üha rohkem näha seda, et neid testitakse. Mitte ainult neuroturunduse kontekstis, on ka seda, aga laiemas plaanis ka. Võib-olla läksin natukene kaugele sellest sinu algsest küsimusest. Ma ei tea, mis numbrid sa tahaksid siia? Ma tegelikult isegi mõtlen, et mis lugu võiksid nagu kuulata, et testisime mingit reklaami, saime hea tulemuse, et oskad sa mõne näite tuua näiteks, et mida te olete testinud ja siis sellest on hea tulemus tulnud, kui seda nüüd muudetud või kohandatud või midagi tehtud? Ma võib-olla lisandaksin selle, ma olen juba mingi 15 minutit tahtnud küsida seda küsimust, et sisuliselt, et kui mingi uuring on olnud, kas on juhtunud sellist olukorda, kus see uuring on üllatanud sind isiklikult, sest ikka alguses on mingi hüpotees, et see asi on niiviisi, aga et kus
kus see neuroturunduslik meetod on just näitanud, et hoopis teisiti on asjad. Ma tulen selle sinu küsimuse juurde tagasi lõpus, selles mõttes, et selle vastuse lõpus, aga sisuliselt need näited uuringutest, et mida me oleme teinud, näiteks hästi lihtne näide oleks see, et üks ettevõte otsustas, et ta muudab kogu oma pakendi sortimendi ära. Et ma jätan kõik hetkel mainimata, mis ettevõte või isegi mis kategooria, aga ettevõte, kellel on ütleme üle 10 toote ühes kategoorias. Ja nad otsustasid testida sellist varianti, et kui nad muudaksid kõik oma tooted selliseks hästi neutraalseks, hästi minimalistlikuks ja paneksid sellised üksikud eraldusmärgid peale ainult toodetele, mis olid tekstilised, sellised nagu sümbolid isegi. Ja see oli kihvt uuring sellepärast, et pakendid tehti päriselt valmis ja pakendid pandi päriselt netile ühte konkreetsesse poodi ja me panime inimestele pilgujälgimisprillid ette ja tegime uuringu koha peal, vaatasime päriselt, kuidas nende valikuprotsess välja näeb. Ja tulemuseks oli siis see, et me kahjuks lasime siis loovagentuuri lahenduse põhja, sellepärast, et inimesel oli 0 assotsiatsiooni. Et ta ei saanud absoluutselt aru, mis nüüd juhtus, sellepärast, et esiteks need sümbolid olid selles kategoorias täiesti võõrad. Need sümbolid ei seostunud kuidagi maitsetega. Et varasemalt oli inimesed sama oranž värv ja et apelsin või midagi sellist, need ei olnud enam. Ei olnud võimalik sellest kinni haarata. Ja siis me pidimegi kahjuks ütlema, et jube tore uuring oli, aga ma ei tea, mis te nüüd teete sellega. Ja reaalsus läks siis nii, et mindi samade pakenditega edasi ja see läks täiesti maha siis see idee. Kui meid vahepeal kuulab mõni inimene sealt loovagentuurist, siis ma edastan neile soovituse sõbralikku, võtke mõni semiootik tööle. Ja samas on neid samu selliseid tähenduslikke variante on päris palju olnud, kus on 2 näidet veel, et üks oli see, kus oli tegu ohutuskampaaniaga, eks oli riigiasutuse kampaaniaga ja seal oli hästi hea variant, kus meil oli 3 erinevat siis storyboardi, 3 erinevat telereklaami versiooni ja me saime hästi selgelt näidata, kuidas üks nendest on märkimisväärselt parem kui teised 2. Tekitab rohkem positiivset emotsiooni, juhib loogilisemalt pilku, inimesed saavad sellest aru ja see viimane võib-olla oli kõige olulisem, et inimesed päriselt said aru sellest reklaamist ja sellest temaatikast ja me saime selles mõttes väärtusliku sisendi anda. Ma arvan, et ka loovagentuur selles osas oli nagu väga hea partner, et nad ka said sisendi, et nendest 3 nüüd see 1 on kõige parem. Ja võib-olla ma toon viimase näite, ma mäletan, me kunagi rääkisime ja teil oli see huvitav näide või me rääkisime multimodaalsusest. Et ma toon telereklaami näite, kus hästi tore telereklaam toimis algusest lõpuni, kõik suurepärane ja neil oli üks konkreetne sõnum. Ja see sõnum koosnes 2 lausest, 2 hästi lihtsalt lühikest lauset. Ja kõigil inimestel, kes uuringus osalesid, laused täiesti sassis. Nagu 2 asja kokku pandud, siga ja kägu ja... Nii et ei jäänud meelde selle? Ei jäänud meelde ja reklaam nii hea, emotsioonid ja inimesed meeldib reklaam, kõik on justkui paigas. Ja siis vihje tuli sellest, et reklaam lõpeb lõpukaadriga, kus kuvatakse need 2 lauset ja siis mees, hääl oli seal vist, ütleb siis need laused ka. Ja mis lihtsalt loovagentuuril või kes iganes seda siis tegi oli juhtunud, et selles lõpukatis nad olid pannud need vastupidi. Samal ajal, kui oli esimene lause, ütles voice-over teise lause ja kui ilmus teine lause, ütles voice-over esimese lause. Ehk siis väga väike lihtsalt siuke mittekattuvus. Selle tulemuseks oli see, et kui sulle näidatakse ühte lauset ja samal ajal hääl ütleb sulle teise lause, siis need läksid inimese peas sassi ja ta tekitaski selle, et inimesel tekkis nagu selline rosolje nendest 2 sõnumist.
hästi lihtne parandus, ei pidanud videot lõikuma ega midagi, lihtsalt voice over'is tõsta 2 lauset teistpidi, tegime järelkatse, kõik oli ideaalselt meeles. Selline väga lihtne use case, tõenäoliselt lihtsalt avastasime apsaka, mis oli sisse jäänud, aga see oli nagu suurepärane näide, kus me saime väga palju väärtust anda. See fraas, et mõõtsite asja arusaadavust, see on huvitav, et kuidas siis mingi asja arusaadavust saab mõõta. Meil on alati uuringus 3 komponenti, et me mõõdame enamus uuringutest, mõõdame emotsioone, mõõdame siis inimese tähelepanu pilgu jälgimisega, kuhu inimene vaatab ja kolmandaks on siis lühikene struktureeritud intervjuu, kus me üritamegi kätte saada tavaliselt tähenduse nüansid, meeldejäämine, üldise müra keskkonnas, kui on telereklaamid, me ei näita ühte, me näitame võib-olla 12-15 reklaami kõigis uuringutes niimoodi. Ja tegelikult see intervjuu komponent on hästi väärtuslik just selles mõttes, kui see kokku panna sellega, kuhu inimene vaatas, mida ta ei vaadanud ja mis ta emotsioonid on. Kui need 3 komponenti kokku panna, siis see tõlgendusrikkus on see, mis selle uuringu teeb hästi väärtuslik. Et seal on see arusaadavus. Kas mul lihtsalt nüüd hakkas mõte tööle sellega, et kas näiteks te olete teinud mõnda longituuduuringut, mis on nagu aastate pikkune, näiteks juba mitu aastat, näiteks Tartu Ülikooli reklaamid iga aasta läbi võtta ja siis vaadata, et kas mingi muutus tuleb või mingi üllatus tuleb, siis ma pakun, et sellist longituuduuringut võib-olla ei ole tehtud päris nii aastate lõikes pikalt ikka. Jaa, lihtne vastus ei. Ei ole teinud ja tegelikult see on selline huvitav küsimus, et kui vaadata teaduskirjandust, siis selliseid näiteid ei ole väga palju, et sellist longituuduuringut oleks tehtud. Tavaliselt me peame ikkagi minema, mulle meeldib, me mainisime, et neuroturundus on ka võib-olla hästi pluralistlik ja seal on erinevaid variante, aga neuroturunduse puhul on huvitav, on see, et ta on nagu selline teadus erinevate valdkondade vahel, aga ei ole ükski nendest valdkondadest. Et ta justkui istub seal psühhofüsioloogiliste mõõtmiste juures, aga samas ta ei ole see ja ta on nagu turundus, aga samas ta on natukene võib-olla liiga kliiniline ja empiiriline ja selles mõttes ta ei ole nagu ei üks ega teine. Ja mis sellest tuleneb, on see, et ma ütlesin, mis on kõige enam levinud neuroturunduse meetodid, näiteks EEG, fMRI ja siis pilgu jälgimine ja nii edasi. See on üldtunnustatud nimekiri, millega ma absoluutselt ei ole nõus. Sellepärast, et tegelikult kui ma ei tea, kas ma ei nimeta ennast neuroturunduse teadlaseks, ma olen nagu pigem turunduse valdkonnas rohkem, aga kui mina vaatan uuringuid, kui mind huvitab mingisugune nähtus, siis ma ei vaata kitsalt neuroturunduse valdkonnas, vaid ma vaatan ka neid uuringuid, mis on tegelikult psühholoogia valdkonnas, aga vaatavad sama nähtust. Ja seal on hästi palju näiteks pilgu jälgimise uuringuid, mis ei lähe just neuroturunduse alla. Ja neid longituuduuringuid, miks mul see meelde tuli ja miks ma näite tõin, on see, et need longituuduuringud istuvad tõenäoliselt seal kuskil rohkem psühholoogia poole peal, kus on midagi sellist tehtud. Ja see siis tavaliselt ei ole see reklaamide kontekstis, aga neid järeldusi võib-olla saab tõmmata siia. Aga ma ei tea neid tulemusi. Ei, seda küll, aga ma lihtsalt sellepärast mõtlengi, et kui võtta näiteks Tartu Ülikool siin kohe oma partneriks selles kontekstis, et kulge, mine reklaamime ja longituuduuring, teeme 10 aastat seda ja siis vaatame, mis juhtub. Jah, see on täitsa mõte, teeme ära. Ja siis mu tegelikult järgmine mõte on sellega, et kui vaatab näiteks või kuulab meid nüüd väikeettevõte või väiksem ja keskmise ettevõtte juht või turundajana, et kuidas siis tema peaks suhtuma sellesse neuroturunduse maailma või üldse sellesse teemasse, et kas tema jaoks on see jõukohane, et ta võtab kätte ja hakkab mingit teenust sisse ostma endale ülikoolilt kas või kuskilt mujalt, et testida oma kampaaniaid või reklaame või üldse turundust tervikuna, et kindel vastus on jah. Meil on selline natuke võib-olla eriskummaline lähenemine, et kui meil on siin olnud püsipartnerid, kellele me oleme rohkem uuringuid teinud ja vahel meil on väga hea koostöönud erinevate meediaagentuuridega, siiamaani on,
et siis alati on hästi kriitiline, et mis on hinnakiri. Et noh, me tahame bänneri uuringut, mis selle hinnakiri on, mis hinnaga see läheb. Ja tegelikult meil on hästi raske seda öelda, sest et on mingid väga väike selline nagu baasuuringute assortii, mida me võib-olla saame rakendada mitmel juhul, aga enamasti kõik on rätseplõige. Ehk siis me võtame patsiendi vastu ja üritame aru saada, kus tal valus on ja mis ravi sellel juhul peaks tegema või kui me ravi ei oska määrata, siis äkki peaks mingid uuringud tegema. Ja sealt siis tuleb see, et kui me tuleme väikese ettevõtte juurde, Eestis suuri ettevõtteid peaaegu et polegi, eks ole, et kõik ongi keskmised ja väikesed. Et kui me võtame väikesed ettevõtted, siis siin tulebki mängu see, et mis see rätsepalõige on, mis neil tegelikult vaja on. Et tõenäoliselt nende küsimused on sellised, kus ei ole suuri uuringuid vaja. Muidugi võivad olla mingid erandid, kus meil on, ma ei tea, mingi väga äge mahe krõpsutootja ja tahab oma krõpsuga nüüd siit Eestist, Rootsi ja Norra minna ja vallutada kogu Skandinaavia. Võib-olla siis me ütleme, et kuule, see uuring on natuke kallim, aga tee nii. Et selles mõttes me oleme niisugused rahvaravitsejad, et me võtame inimesi vastu ja pakume neile, mida nad peaksid selles olukorras tegema, kus nad on. Aga kas kodukootud mingid näpunäiteid saab kuulaja kohe ka kaasa võtta, et kuule, et ma praegust kohe uuringut ei tehaks, aga ma tahaksin võib-olla katsetada ise midagi, mida ma kodu põlve otsas saan nagu läbi teha, mis nagu põhineb mingil uuringul taustal, et nii võiks teha. Ja siis, kui ma katsetan ära, siis ma tulen nii-öelda neurolaborisse ja testin seda reaalselt ka veel omakorda. Et mul on nagu nii-öelda põlve otsas oma lahendus või mingi tulemus olemas, aga ma tahaks nüüd teaduslikku lähenemist ka veel otsa, et võib-olla kohe ei hakka nagu tõttama kuhugi. Kas sa, Sven, mõtled seda, et kas inimene saab oma pilku ise jälgida? No ma ei tea, kas just oma pilku, aga nagu lihtsalt kas või mingid näpunäited võtta juba ülduuringutest, et testin ennem nii-öelda põlve otsas ära, aga siis tulen laborisse ja testin juba konkreetselt mingid küsimustene või mingid mõtetene, et muidu läheb võib-olla lappesse see, et väike turundaja hakkab kohe, mul on mõte, lähen laborisse, testin ära. Aga samas võiks ju käia riiulite vahel pool mediteerides ja kuidas öeldakse, olla väga teadlik sellest, mis toimub parasjagu ja siis pärast teha kokkuvõtteid, et nüüd ma vaatasin seda oranži apelsinimahla ja kollast õunamahla ei vaata. Kuigi see tähendab pigem minu meelest seda, et kuulaja, me kutsume kohe Tartu Ülikooli, et tule õpi turundust. Tule õpi turundust. Aga kui semiootika kuhu jääb. Et hübriid on ja, et ma lihtsalt sellepärast mõtlen, et mida kuulaja siis kohe kätte saab. Jah, see on mitu mõtet tegi selle peale. Esiteks on see, et see on täitsa üks nii-öelda uuring, et kui teha inimesele ülesandeks see, et ta peab jälgima, mida ta vaatab, siis see protsent sellest infost, mida inimene vaatab, et ta ei suuda meelde jätta või isegi tajuda, et ta seda vaatas, siis see on päris suur. Et meie aju ei ole loodud selleks, sest et me ikkagi enamus infost, mida me vaatame, filtreerime välja, sest et see muidu koormaks meie aju päris palju. Et selles mõttes see on päris keeruline. Samas vaimusilmas ma kujutasin ette, kuidas see võiks olla mingi siuke natuke lollakas YouTube'i juhendi video, kuidas võtta nüüd punane marker, võtta oma reklaam ja siis hakka tõmbama jooni sinna, kuhu sa vaatad, eks ole. Aga reaalsuses see on, sellest peaks nagu eraldi podcasti tegema, et sellised tee ise kodus neuroturundus on ju. Aga üks hästi lihtne asi, mis ikka paneb mind hämmastama, et kõik ettevõtted eksivad selle vastu ühel hetkel ja siis uuesti, on see, et tehakse reklaamid, räägime välireklaamidest ja veebireklaamidest ja endiselt ei saada sellest aru, et inimesed ei ole aega seda lugeda. Ei ole aega seda lugeda, kui ta on läpakas, loeb uudiseid, ei ole aega seda lugeda, kui ta teeb seda telefonist. Ei ole aega seda isegi lugeda, kui ta seisab bussipeatuses ja ootab bussi. Tal ei ole mitte midagi muud teha, sest ta on telefonist, ta ei vaata seda plakatit seal. Eks see mõte on selles, et kui sul on väga huvitav valdkond, sul on väga hea reklaam, siis inimene vaatab seda paar sekundit. Ja see on väga lihtne test, mida teha. Et see tegelikult kehtib ka, võib-olla kõik reklaam ei tee, aga sotsmeediat tehakse. Ja sotsmeedia kontekstis see kehtib täpselt samamoodi. Kas inimene saab paari sekundiga selle info kätte, mida sa üritad öelda? Kui ei saa, siis
enamus, kes su reklaami vaatavad, ei saa sellest mitte midagi, peale lihtsalt visuaalse müra. See on niisugune väga lihtne neuroturundus, mida teha. See on niisugune koht, kus semiootika saab väga hästi aidata, et mis nagu sellised märgid ja kas informatiivsed või siis mingid teistmoodi annavad selle info edasi inimesele, mida ta peab kätte saama reklaamist. Ja see on tõesti hästi lihtne. Tegelikult see kehtib pakendite puhul, et on tegelikult samamoodi, et me ei ole seda uuringut ammu teinud, see ei ole üldse neuroturundus, aga me oleme teinud vaatlusuuringuid, et inimene mingis kategoorias valib tooteid, kui kaua ta valib, mitut toodet ta vaatab ja kui palju tooteid ta kätte. Ja enamasti inimene ei võta 2 toodet kätte. See tähendab seda, et sinu ainukene kontakt selle inimesega on kaugelt ja kohe. Ja kui sa kaugelt ja kohe ei ütle kõike, mida sa öelda tahad, siis see kõik muu jääb ütlemata, keegi ei võta sinu toodet kätte ja hakka seda andunult uurima kõiki neid märke, mis sa sinna oled pannud. Et see sama kehtib ka tegelikult selles mõttes toodete puhul, et see peab olema kiiresti kommunikeeritud, mis ma olen apelsin ja ma olen seda värvi ja mind on väga hea juua. Vaat üks teema, mis sellega haakub, et semiootikuna ma olen veidi uurinud ka petlikku kommunikatsiooni, just kuidas eri modaalsused pannakse kokku ja pannakse mitte nii nagu tavaliselt, vaid natukene ebatavaliselt tahetakse tarbijat segadusse. Teine näide on näiteks loodusest, kuidas toimib mimikri. Aga just turunduse juurde, reklaami juurde olen pannud tähele ja mõnikord reklaamitegijad kasutavad sellist strateegiat, et nad maskeerivad reklaami ära justkui mingisuguseks muuks meedia žanriks, võiks öelda. Et kas see ongi siis üks võti, kuidas sellest väga kitsa attention spaniga ütleme tähelepanu ökonoomiast läbi murda ennast või mis sinu tunne on selle koha pealt? Et kas sa kohtad tihti selliseid reklaame? Siin tuleb mängu hästi see nii-öelda kognitiivne efekt ja affektiivne ja kuidas inimene lõpuks oma otsuse teeb. Et muidugi ma jätan kõrvale kõik selle, et kui sinu lemmiknäitleja joob maitsevett, siis saad hakka seda maitsevett, et see on kõik natuke teine teema ja samamoodi kui su lemmik influencer soovitab sulle teatud tüüpi mingisuguseid mis iganes asju, et see on kõik täiesti eraldi teema, aga kui me räägime sellisest lihtsast visuaalsest turundusest ja sellest, et siis mis risk sellega on see, et okei, ütleme, et sa kujundasid oma näiteks bännerreklaami mingi röögatu uudisena ja see on uudisteportaalis ja siis sa saad selle inimese tähelepanu, aga tavaliselt, kui sa oled seda tähelepanu saanud, siis inimese teisene reaktsioon on tülgastus, sest et talle ei meeldi see, et seda pealt haneks tõmbasid, ta tahtis mitte vaadata seda reklaami. Ja selle tõttu, mis juhtub, on see, et okei, sa saite tähelepanu, aga sa pead ikkagi mõjus olema, sa pead usaldusväärne olema ja sellega sa kaotad seda. Välja arvatud, kui su valdkond ongi selline, et sa saadki olla selline natukene riukalik. Aga neid brände ei ole väga palju, kes saavad seda teha. Ja selles mõttes, jah, seda tehakse, aga ütleme nii, et siin on see sama usaldusväärse küsimus, aga efektiivsem on seda ikkagi teha läbi kontrasti, värvide ja nende elementide, mis inimeste tähelepanu sinu valdkonnas püüavad. Kõik on tõenäoliselt, nüüd on see päris ära kustunud juba see reklaam, aga Tartu maanteel on üks reklaam on rehvivahetuse kohta, mis on veetleva naisterahvaga ja teine on vist tööriistakauplus, mis on veetleva naisterahvaga. Kumbagi ei ole väga suurt seost selle naisterahval, selle konkreetse brändi ja selle valdkonnaga isegi tõenäoliselt vabalt võib olla, et see on omanik ja vabalt võib olla, et tema on põhiline töötaja seal. Ma kahtlen sellest. Et seal on selline riskipiiril, et tõenäoliselt inimesed on näinud seda, sellepärast me oleme sotsiaalsed loomad, me vaatame reklaamides teisi inimesi, me hindame neid, üritame aru saada, kas nad on ohtlikud või meeldivad või muus osas neutraalsed. Et seal on see risk, et me kaotame inimese usalduse. Et seda tuleb teha selle piiri peal, et maitsekalt. Et jah,
ma siin samal ajal mõtlesin, et üks piiripealne nähtus, kui sa rääkisid, et mingi lemmikstaar reklaamib siis mineraalvett või mingit asja, et me tajume paljusid selliseid sõnumeid, millega meid pommitatakse ka kui mingisuguseid lugusid, et lugu on ikkagi ürgsest ajast peale see, mis inimest haarab. Ma tean, et Svenile meeldib ka rääkida narratiividest turundusest. Ja siis sellisel juhul, ongi, võib täitsa ausalt öelda, et see on ühelt poolt tegemist reklaamiga ja teiselt poolt inimene haagib ennast selle külgega, kui ta saab mingi loo enda sellest lemmikust iidolist. Lugudega muidugi selles mõttes keeruline, et lugusid on keeruline analüüsida neuroturunduslikult, et välja arvatud, kui need on pakendatud mingisugusesse ühte klippi või midagi sellist. Kuigi ma natukene nagu oponeerin sellele, sellepärast et lugu semiotika kontekstis ei pea üldse olema verbaalne lugu, nagu selles suhtes, et sa loed. Et see võib olla nagu koomiks, nagu toome näitena, näiteks üks frame nii-öelda või üks raam, kus sul on üks pilt nii-öelda. Selle konteksti raames võib öelda, et me võime pakendit, näiteks mingit tootepakendit ka kohelda kui lugu, mida siis inimene verbaliseerib kas sisekõnena või siis mingi muu kõnena, et mida saaks neuroturunduse meetoditega täiesti nagu uurida, nagu loo kontekstis ka. No näed, see mõttes sa praegult kogu aeg vastad sellele küsimusele, et kus neuroturunduse semiootika puutepunktid on, et see ongi üks puutepunkt, eks ole. Ja lugemisuuringud oleks ka tegelikult üks kokkupuutepunkt, seepärast, et kui sa tõid välja ennem selle, et inimesed ei saa aru sellest, et kui vähe aega läheb ühe reklaami või ühe nagu asja kokkupuutepunktiks on vaja, või siis teistpidi võttes, et kui lühidalt inimene üldse seda võtab, on see, et lugemisuuringute järgi on see, et millist tüüpi lugemist me üldse rakendame kuskil, et kas on nagu F-tüüpi lugemine, et kus sa skännid nii-öelda, et teed kogu aeg silmadega F-kujundit, või siis vastupidi, et sa loed vasakult paremale realt, nagu raamatut loeksid, või siis on nagu kolmnurk, ma isegi olen uurinud, et on olemas kolmnurk lugemine ka, et kus sa siis vaatad ülevalt, skännid alla, siis teed kolmnurga üles tagasi, või siis on nagu siksak lugemine, Z-lugemine, et kus sa siis skännid täpselt Z-tähe kujuga, sellepärast, et sa muidu ei saa seda infot nagu diagonaalis kätte täielikult. Tuleme korraks veel audiovisuaalse reklaami juurde, et mina pakuks välja sellise uuringu, et räppar Genka on osalenud päris mitmes sellises reklaamfilmiklipis. Nüüd enne seda katset jagame vastajad kahte gruppi, leiame neid inimesi ka, kes ei tea teda üldse. Et tšekime kõigepealt välja, et kes tunneb teda ja kes ei tunne ja siis vaatame, kuidas kajastub seal nendel seadmetel see äratundmise moment ja siis vaatame selle korrelatsiooni, et kumb grupp, et kas need, kes ta ära tundsid, siis kas need ostavad toodet rohkem või tunnevad positiivsemat tunnet selle toote vastu. Seal on selles suhtes selliste, mõjuisik on vale sõna selles kontekstis, aga selliste kuulsuste äratundmine on väga, väga oluline selle mõjusus. Ma ei tea, kas sa praimid mind, et sa tahad, et ma räägin selle Turovski loo või... Ei, sa võid rääkida, kui sa tahad. Ei, see selles mõttes läheb minul kohe kokku selle looga, kuidas me tegime Eesti-Vene sihtgrupi uuringut ühele toredale reklaamile, kus oli Turovski. Reklaam oli väga hea. Tõenäoliselt Turovski mängis väga olulist rolli, et see reklaam toimis. Ja siis reklaam toimis nii eestlaste kui venelaste hulgas samaväärselt hästi. Aga mis oli üllatav, see läheb hästi kokku selle üllatuse küsimusega, mis sa siin ennist küsisid, et üllatav oli see, et uuringu käigus tuli välja, et Vene sihtgrupp ütles, et väga tore reklaam, aga et vaata, kui sarnase näitleja te olete leidnud sellele inimesele, kelle nime ma praegu peast ei tea. Ja siis kuna see hakkas korduma, et mitmed inimesed ütlesid seda, siis meil tekkis mingi kahtlus, et mis siin toimub. Ja tuli välja siis see, et venelased ei teadnud Turovskit nii hästi, kuivõrd nad teadsid ühte tegelaskuju Vene meediast,
kes on samamoodi loodusuurija, teeb samamoodi loodussaateid, on sama vana umbes kui Turovski ja räägib väga sarnaselt Turovskile ja neil tekkis assotsiatsioon sellega, et see on see nende jälgitud nii-öelda tegelane, keda nad teavad väga hästi ja ajalooliselt on kuulus. Et see on nüüd see koht, kus täiesti ootamatu assotsiatsioon pani reklaami toimima mõlemas sihtgrupis väga hästi. Oleks seda olnud, siis tõenäoliselt oleks võib-olla Vene sihtgrupis olnud see kehvem, et läheb Genka näitega kokku. Et kui seda tegelast ei teata, siis see tema šarm ja kogu karisma võib mitte kohale jõuda inimesele, sest neil ei ole kogu seda eellugu, mis seda toetaks. Kontekst on oluline küll ja nullmärgi, nii-öelda semiotikas on nullmärk, mis tähendab seda, et midagi puudub, vaata. Ja selle kontekst omakorda on väga nagu annab nagu turundusele oma külje, et kuidas sa seda üldse nagu mõtestad, vaata. Minu mõte läks ka filmimaailma castingu juurde ja typecastingu juurde, kui valitakse näitlejaid mingisugust karakterit kehastama ja seal tekib pisut võib-olla pseudoteaduslik terminoloogia, aga me saame ka arhetüüpidest rääkida ikkagi, et mõni inimene ei pruugi meenutada kedagi otseselt mingit kindlat persooni, aga ta meenutab mingisugust arhetüüpi. Jah. Mis töötab mingi väär. Aga mu viimane küsimus, et meil aeg surub peale, et Kristjanile, et millest või kellest me võiksime rääkida järgmistes saadetes või järgmised korrad nii-öelda, et teema või inimene, keda sa pakuksid? Kultuurisoovitus. Kultuurisoovitus. Genka tooga siia. Mind väga huvitab, selles mõttes mind väga huvitavad need kokkupuutepunktid erinevate teaduste ja uuringute vahel ja selles mõttes mind väga huvitab see, miks inimene käitub nii irratsionaalselt, nagu ta seda teeb ja teeb selliseid veidraid otsuseid ja nendest aru saada. Ja selles mõttes on mitu valdkonda, mille turunduse ja neuroturunduse on põnevad. Semiootika on selles listis, ma arvan, üks esimesi, alati olnud mul. Mul on kunagi kuskil päris pikk folder kirjandusest, mis on semiootika, mis rakendub meie uuringutes näiteks. Aga teine selline on antropoloogia. Et ma ei tea, kas rakenduslikud antropoloogid on teil käinud siin? Ei ole. No siis, et ma mõtlesin, ma ei ole nagu kuulnud, et ma oleks. Et see on täiesti kindlalt üks valdkond ja antropoloogid on need, kelle poole ma vahel vaatan kadedusega, sellepärast, et ma jälle näen, et nad tegid mingisuguse uuringu, millel on ägedad tulemused, mis on väga kihvtilt tehtud ja me oleks võinud seda ise teha. Selles mõttes ise teha või koos teha, et ta on nii sarnane, et mul alati esimesena tuleb selle peale, kus nad, ja ma võin nüüd eksida, aga põhimõtteliselt oli bussipeatuste uuring, kuidas inimesed jõuavad bussipeatustesse ja seal siis informatsiooni kätte saamine ja midagi. Sest on mõni aeg möödas, ma enam detaili ei mäleta, aga minu arust nemad on üks selliseid Tartu Ülikooli edulugusid, nad tänaseks minu teada on ka spin-off, et siis rakendusliku antropoloogia keskus oli äkki terviknimetus on ju, et nad teevad väga ägedat asja ja väga vajalikku asja, et nemad võiks tulla rääkima, mis on rakendusliku antropoloogia, semiootika puutepunktid, las nad räägivad sellest bussipeatuste uuringust ka. Podcasti või taskuhäälingusse peab kutsuma neid tõesti siis, sest õppeaine, mis ma oma õppeaine turundussemiotikas tegin, siis nendega ma tegin intervjuu oma õppeaine raames, et rääkisin pikalt nendega, et millised kokkupuutepunktid on ja mida võiks teha, aga podcasti ma ei ole veel kutsunud või me ei ole kutsunud neid veel, aga me saame kutsuda. Aga ma ei saa lubada millal. Seepärast, et meil on nüüd varsti tulemas 10. osa, see on 9. praegust, et 10. osa... Teeme juubeli või? Jah, et juubeli osa, et siis mul on endal selline kurikaval plaan, et me teeme sellise
tagasivaate osa nagu, et reflekteerime siin omakeskis, et mida me oleme õppinud intervjuudest või intervjuude kaudu ja siis proovime kuidagi nii teha, et see oleks kuulajale ka huvitav. jah, kuulaja huvitav täpselt, et see oli minu selline sisemine monoloog endaga, et mida võiks teha, onju. Ja siis järgmises aastas saaks siis veel intervjuusid ja huvitavaid külalisi ja mõtteid vahetada. Aga ennem kui me täiesti lõpetame, siis minul on niisugune väike teadaanne, et kui sulle meeldis meie arutelu, siis kuula meid ka edaspidi, vajuta igal pool like ja subscribe või telli ning meid leiad üles Spotify'st ja YouTube'ist ning loomulikult meie kodulehelt turundusmargid.ee ja kui sulle mingeid mõtteid tuleb või ideid meie saadete osas, siis kindlasti kirjutage ka meile kiri, näiteks kiri@turundusmargid.ee, et me saame neid ette lugeda ja mõtestada siin, et kuidas meil läheb. Ja kui sa oled ettevõtja ja tahad nõu küsida, kas siis neuroturundajate käest või semiootikute käest, siis neuroturunduse, kuidas see asutuse täpne nimi teil oli? Neuroturunduse labor? Neuroturunduse labor, et leidke üles meie kodulehekülg või kirjutage mulle, kirjutage meie kontaktivormi sinna Jah, ja Semiootika rakenduskeskus endiselt teenistuses ja meid saab kätte ka kas või selle podcasti üldmeili aadressilt. Aitäh teile! Aitäh kutsumast! Aitäh sulle!